Tere! Aeg-ajalt näib, nagu oleks koroonaviirus kõik muud probleemid kaotanud, kuid see pole nii. Epideemia läheb mööda, aga näiteks Euroopa Liidu sõltuvus Venemaa gaasist jääb. Sel nädalal maandus minu kui Euroopa Liidu Venemaa parlamentaarse koostöökomitee liikme postkasti olukorra huvipakkuv analüüs. Lühidalt öeldes, Venemaaga on vara suhted rikkuda. Jah, Euroopa Liit püüab mitmekesistada gaasitarneallikaid. Me kuulutasime välja rohelise kursi Green Deal ja vähendame oluliselt CO2 heitmeid. Kuid rahvusvahelise energiaagentuuri prognoosi kohaselt tarbib Euroopa Liit aastal 2025 480 miljardit kuupmeetrit maagaasi, kõigest 3 miljardit vähem kui aastal 2018. Seejuures meie ise, järgides rohelist kurssi, toodame gaasi poole vähem. Selle tulemusena kasvab gaasi import 51 miljardit kuupmeetrit. Gazpromil on kus laiutada. Tuletan meelde, möödunud aastal voolas Euroopa Liitu torusid mööda 150 miljardit kuupmeetrit Venemaa gaasi. Meie impordis kasvab vedelgaasi osa, mis võib tulla nii Ameerikas kui ka Venemaalt. Kuid see ei kasva niivõrd palju, et võiks torujuhtmetest loobuda. Praegu vajas Euroopa sooja talve ja epideemia tõttu vähem gaasi ja Gazprom kannatas seetõttu, kuid majandus taastub ja vajadus gaasi järele samuti. Seejuures kavatseb Gazprom ilmselgelt säilitada konkurentsieelise. Vaatamata Donbassile ja Krimmile leppisid Venemaa ja Ukraina Euroopa Liidu vahendusel viimasel hetkel kokku uue transiidi. Mitte aastaks nagu soovis Kreml, mitte 10 nagu tahtsid Kiiev ja Brüssel, vaid 5 aastaks. See on klassikaline kompromiss. Poolakate hagele reageerides keelas Euroopa kohus sügisel Venemaa senises mahus gaasitarne läbi Opali torujuhtme, kuid Gazprom, nagu viidavad eksperdid, möödus sellest takistusest puhtalt tehniliselt ja Nord Streami 1 mahud ei saanud eriti kannatada. Nord Stream 2 ehitab Venemaa ilmselgelt välja selle aasta lõpuks või järgmise alguseks. 8. jaanuaril käivitati Turk Stream Lõuna- ja Kagu-Euroopa riikide gaasiga varustamiseks. Bulgaaria haru pole veel valmis, kuid selle valmimine on üksnes aja küsimus. Euroopa Liidu jaoks oleks tarnete mittekesistamine kasulik, kuid meil ei ole valikut. USA vedelgaas on kallis, investeeringud terminalidesse ja on kõikjal edasi lükatud, koroonaviirus andis sellele valdkonnale tugeva löögi. Veel on Aserbaidžaani gaas, kuid sellega on samuti probleeme. On Turkmenistani gaas, kuid selle ostab peaaegu tervenisti ära Hiina. Turkmeenidel gaasi ostmiseks tahab Euroopa Liit ehitada Trans-Kaspia gaasijuhtme, kuid projekti efektiivsus on kaheldav. Lisaks rõhuvad Venemaa ja Iraan, et Kaspia ökoloogia on olulisem. Euroopa Liidu kavatsus minna üle vesinikule tugineb samuti maagaasile. On roheline vesinik, ökoloogiliselt puhas, seda saadakse veest elektrolüüsi teel. On sinine, seda saadakse maagaasist, seejuures eraldub CO2 kuid vähe. Pikaajalises plaanis on roheline vesinik parem, kuid sinise kasutamine on esialgu reaalsem võimalus, kuna see on odavam. Üldiselt ilma gaasita me toime ei tule. See ei tähenda, et Venemaad oleks tarvis kummardada. Kummardada pole vaja kedagi, kuid ilma tõsise põhjuseta ei tasu ka vaenujalal olla. Head tervist teile ja kohtume nädala pärast.